Tere! Mul on sulle sõnum 11. jaanuariks ehk homseks. Muide, praegusel ajal, 2026 aastal tuleb väga palju selliseid 111 ja 1111 portaale, kuupäeviti, uued algused ja nii edasi. See on selline tore aasta selle poolest. Kuid vaatame, mis siis homme, 11. jaanuar. Õigemini see on 11. jaanuar, eks ju, siin tuleb juba ju 4-1, eks ju. 11 kuupäev, kuu 1, aasta küll 2026, kuid ka see tuleb kokku 1, nii et siin tuleb tegelikult kokku 4-1, 11-11. Vaatame, mis see kollektiivile tähendab, mul on küll klient ühe tunni pärast, kuid vaatame, mis see kollektiivile see tähendab. Ja. See kollektiivile tähendab. Võtan nii mõnegi sõnumi siit. David, näidake, mis see kollektiivile tähendab. Ja vaatame, kohe hakkan rääkima. Kõigepealt võtan erinevast, täna võtan kohe väga paljudes, kõikides kaardipakkides midagi. Vaatame, kes on siin eriti esile torkavad või kellele eriti rõhk läheb. Ja vaatame ka Ruti kaardipakist, kaksikhinge kaardipakist, ühe kaardi teile soovituseks kaasa. Kes on tähelepanelikumad, juba on minu siinsetest postitustest community'st juba leidnud, et Ruti kaardid on hetkel soodukaga 11 eurot ja 11 senti. Kui ma praegu mõtlen, 11-11, homme on 11-11, selles mõttes portaal 4-1. Nii et see on sinu võimalus, kuidas alustada, avada selles portaalis midagi. Kindlasti siin kaardipakis võib ka sinu jaoks midagi olla. Need, kes on juba tellinud, kindlasti võtke homme siit kaardipakist kaart. See ei ole juhus praegu, ma just avastasin seda kokku sattumust, eks ju. Ja kellel ei ole, siis saatke Rutile kiri teele minu postitustes siin YouTube'is saab Ruti kontakti, aga ka minu koduleheküljelt leiab selle. Saab tellida endale nii luulekogu kui ka selle kaardipaki. Aga jah, see kaardipakk oli ennem 15 eurot, nüüd on 11-11, et Rutilt tasub tellida neid. Need on minu meelest väga niisugune enesearengu teekonnal ka head. Kas sa oled kaksikhinge või kaksikleegi sidemes või ei, nad toetavad sind igatahes sellist nagu enesearmastuse, eneseaustuse, eneseväärtuse teekonnal. Aitavad tulla kohale.
nii, jätame siis selle sõnumi viimaseks. Kes siit esile kõige rohkem torkas, on vähk. Mingi hoolimine. Tuleb ka vähiplaneet välja, feeling and subconscious. Vähid võivad olla kas vähid või kellel on vähielement nende sünnikaardis. On selline nagu veeelement, eks ju. Siin ongi tunded, alateadvus, tundub, et nad on sellises mingis niisuguses voos praegu. Siin jaanuarikuus. Ja tundub, et jääb nagu selja taha jäävad nagu mingid ideaalid. Elu tahab öelda, et õnn on nendega. Õnn on nendega, elu neid toetab ja hoiab väga. Elu hoolib neist, elu tahab, et nad edasi liiguksid. Aga nad tahaksid, et nad kukuksid ideaalidest või perfektsusest natukene mõistuse loodud mingi raamist kukuksid tunnetusse, lihtsusesse ja kukuksid mingitest vanadest mustridest läbi. Et see võib-olla, mis varem on loodud, ei pruugi enam, see tahab nagu mitte murduda, vaid see tahab, see on ajast ja arust, tahab elu öelda. Tahab öelda seda, et tegelikult sul on aeg tõusta kõrgemale kui see, mis sa varem oled loonud. Seal varasemast võib olla midagi, mida sa tahad kaasa võtta, aga seal võib olla ka midagi, mis enam tegelikult ei fiti sinu maailma, ei sobitu enam. Ja see ei pruugi olla ainult vähkidele. Ma tahan öelda millegi pärast jäär ka. Miks? Jumal teab. Aga ühesõnaga, see on kollektiivne sõnum, lihtsalt sul võib olla mingi vähi või jäära mõjutus sinu sünnikaardis, kui sa resoneerud. Minu sõnumid on alati sellised, et nad võivad olla vahel väga spetsiifilised ainult mõnele inimesele ja teinekord jälle suurele kollektiivile, globaalsel tasandil. Minu sõnumid ei ole, ärge võtke kunagi minu sõnumeid liiga isiklikult. Ja ärge sobituge ennast, kui see ei resoneeru teiega. Kohe, kui te näete, et see ei ole üldse minule, siis laske sellel minna, sest mu sõnumid ongi üldkollektiivsed. Need ei ole personaalsed sulle üks ühele. Nad on alati ka dünaamilised ja muutuvad mitmekesised, sest ma teen koostööd loodusega. Ja kellegil on just seda sõnumit vaja, aga see ei pruugi olla sina. Siin on fööniksina tõusmine, aga on justkui nagu ennast piiratud mingis osas ja see on tehtud kukutanud teda tunde, vaatama oma alateadlikke mustreid ja tunde maailma. Aga see tähendab, elu tahab öelda seda, et õnn ei ole sinu vastu pööranud. Õnn on ikka veel sinu poolt. Kui ta tahab, et sa looksid uued, natuke kohandaksid oma varasemaid manifesteeringuid, sest nad ei pruugi enam, sa oled kasvanud vahepeal ja nad ei pruugi, nad nagu lohiseb, mõni asi lohiseb nagu sinuga kaasas, nad ei pruugigi olla enam see, mis sa võib-olla oled varasemalt soovinud. Tuleb läbi, et see võib olla seotud armastusega, Veenus. Naisenergiaga, armastusega, midagi sellist. Võib-olla varem sa nägid ühtemoodi, võib-olla siin ütleb, et sa oled nagu midagi idealiseerinud või perfektsioniseerinud või midagi standarditega seoses, kuid siin tahab tekkida kasv ja ma leian, et sa oled juba selles kasvuprotsessis. Ja siin tuleb väga palju tegelikult erinevaid elemente. Tuleb nii vähk, kaalud, kaljukits, aga jäär tahab ka tulla.
see on teatud mõttes nagu mingi sisemine tervenemise protsess, kus sa hetkel oled ja sa tõused ja õnn ei ole sinu vastu pöördunud. Vastupidi, õnn tahab, et sa saaksid aru, et sa teatud mõttes ise takistad oma õnne. Sest on mingi nagu kontroll siin olnud. Need to break free, isegi see kaart ütleb, jah? Toetab juba. Sul on vaja vaadata üle oma investeeringud iseendasse, oma manifesteeringud. Vahel aitab ka, kui sa reisid ja näed asja nagu teatud mõttes mingist vaatenurgast. Ära muretse, tuleb, ära muretse. See on lihtsalt üks elu etapp, ütleb. Väljenda ennast, ära suru oma G-d alla. Väljenda ennast kas kirjalikult iseendale või kellelegi usaldusisikule. Tuleb Phoenix, ei ole võimalik, no täiesti uskumatu, vaata. Erinevad kaardipakid ütlevad, et sa oled Phoenixi selles. Ja sul on vaja luua uusi harjumusi või distsipliini. Sa oled tegelikult väga meister sellises järjekindluses või vastupidavuses. Et elu, self-improvement, et sa oled intensiivne, selles mõttes elu ütleb, et see on tähistamist väärt, et märka oma saavutusi, väikeseid ja suuremaid võite. Sa nagu ootad midagi suhete vallas, kuid praegu ei ole asi kindel või siin on sul tõsisem soov mingi püsisuhteks lausa. Aga elu tahab öelda, et õnn ei ole sinu vastu pöördunud, vaid et sul on vaja teha mingeid kohandumisi uue energiatega või edasi minenud. Sa oled edasi arenenud, aga sul on mingid manifesteeringud või mingid asjad on paika pandud, mis pigem takistavad sind. Et vaata, siin tuleb jälle kinnitus, vaata oma enda loodu või taotlused või soovid hoolega üle. Need võivad olla ajast ja arust ja sa lihtsalt oled vahepeal nii palju kasvanud, et sul on vaja natukene ka luua uus plaan. Et see 2026 on ka selline väga, no ja ühe dünaamika on ka väga selline loov, eks ju. No kõnetab. Mis sind veel tuleb? Sa igatsed kodutunnet, ühtsustunnet, hingelisust ja sul on justkui nagu pime usk sellesse, et see on võimalik. Aga praegu näitab, et ei ole hea aeg, on hea vaadata enda sisse solitud. Wildflower. Minna eluvooluga kaasa, isegi kui see tundub selline vahel ülepeakaela kõik nii aktiivne liikumas, siis ära jää seisakusse, ära jää sinna vanasse manifesteeringusse mingi illusiooni või idealiseeritud raami kinni. Elu tahab sind tõmmata sealt välja ja mitte selleks, et sind hirmutada või muretsema panna. Sa hiljem mõistad seda. Muidugi tee oma otsused ja valikud hästi läbi mõeldud, niisugused nagu lolli kindlalt. Mother, mis siin emaga on, kas kindred? Tähendab, siin on väga keegi, kes on soulmate, soulfulness, mother, kindred. Keegi, kes tahab sulle kutsuda sind raamist välja, puurist välja, et oled jäänud siia puuri kinni. Ja keegi siin ütleb, et aeg on laiendada oma perspektiive, oma soove ja nii edasi. Mis see mother siin tähendab, ma kohe varsti küsin seda üle, aga ja tahetakse, et sa tõuseksid. Tõuseksid mingist vanast enda loodud, mingist sellest
ma ei ütle, et sülita kaevu või midagi sellist. Ma ütlen lihtsalt seda, et elu tahab öelda, et sa takistad iseennast mingis asjas. Vaatame, mis lähemalt ütlevad kaardid. Mingis asjas ja tuleb kaart laab. Enesearmastus, ma isegi ütleks, sest see on selline maja, eks ju, see sümboliseerib meie keha, meelt ja hinge ühtsust. Ja see leblikaline süda siin näitab, et sul on vaja teha uusi ennast väärtustavaid valikuid ja otsuseid. Tuleb ka Louise Hay I rejoice in my empowerment. Ja siin tagapool tuleb, ütleb, et on inimesi, kes otsivad just seda, mida minul on pakkuda. Ja meid tuuakse kokku selles elus. Ja et ära karda, kui sa oled hea suhtleja, seda enam võimalused jõuavad sinuni. Vaatame, mis siin sest sa oled milleski meister tegelikult. Siin on trumpäss, sa oled milleski meister. Raha on võimalus teha rohkem oma asja. Tants. Ematöö, tants. Jätan kõrvale, huvitav. Kallis universum, olen külluseks valmis. Affirm, jaa. Affirmeeri seda uut, mida sa tahad. Tuleb ka üks maja, esimene maja. Identiteet, mina ise. Ja siin tuleb maja üks, ka see. Läbi armastuse tee endale sobivad mõned uued, mõned samad valikud. Ma tahan öelda seda, et võtta kindlasti sellest vanast, ma tunnen, et see on väga suur something, manifesteeri, mida sa oled varasemalt loonud. Võtta osa sellest kaasa, aga kohanda seda, et sul oleks hea, et sul oleks endal hea. Külluslik elu on minu sünniõigus, võtan vastu. Meie algolemus ongi alati puhas rõõm. Podcast teadlikkus, mis keegi siin on. Jälle tuleb veeelement. Veeelement tuleb läbi, jah? Värviteraapia, valed välja. Valed välja. Transurfing, reaalsuse juhtimine, just, et loo oma elu kohanda. Võib-olla mõned asjad seal manifesteeringus, mida sa võib-olla isegi ära unustanud, on juba täitunud. Aga osa on veel jäänud ootele. Ja nagu ma ütlesin, sa oled juba võib-olla ära unustanud, aga see enam ei toimi sinu jaoks. Sa oled juba sellest välja kasvanud. Unistused teoks samm-sammult. Jah, muuda oma unistused teoks samm-sammult. Mediteeri selleks, rända, otsi üles märkmik, otsi üles alateadvuse sopp, kus sa oled manifesteerinud midagi kõva häälega või kirjutanud välja. Et mingi minevikus võisid sa soovida üht, kuid nüüd sa võid soovida absoluutselt midagi uut ja sa on vaba ja eluterve. Olgu, aga mind huvitab tegelikult. Okei, vaatame selle rutikaardi ka. Kui sa mõtled, miks sinul on halb, aga temal on kõik hästi, siis ära unusta, et kõik ei ole alati nii, nagu teistele paistab. Mida me ei tea, seda me ei tea. Püüa alati teisi mõista, mitte hukka mõista. Nii, ma küsiksin üht asja siit veel. Mis tähendab see ema siin? Tuli välja ju tegelikult ka ema töö eraldi kaartidega. Vaatame siit sellest veel.
okei. Natuke salapärane on endiselt siit, oota, ma vaatan veel. Võtan täringutega ka. Siin on, ai, kui huvitav, tuleb ema teema peale see küsimärk. Et kas siis sa nagu uurid midagi või avastad midagi. Valed välja tulevad, tuleb raamat, valed välja peale. Sa midagi nagu uurid midagi, subconscious tuli ka, sa midagi nagu avastad ja uurid. Sa oled tegelikult täht, aga sa oled hetkel uinunud olekus. Tasapisi liigu nagu jõgi voolab merre edasi, näitab. Turtle. Tuleb siin ka reflection. Ehk võta aega, oled sa mees või naine, ära vaata kaardid, kas on mees või naine. Tarodes ja üldse kaartides, oraklikaartides ei ole mees ega naisenergiat, on mehi ega naisi, on aspektid, energiat. Meis kõigis on mees ja naisenergiat. Tuleb, et reflection, vaata, mis jalajälje sa oled siia ellu ise jätnud ja mida sa tahad jätta. Näitab, et sa oled tegelikult väga selline self-reliant, sa oled endale väga ruttu pidanud täiskasvanuks saama ja enda peale lootma. Ja ma näen, et sa ei ole väga mures selle üle, sa isegi on muhe, et sa oled nagu leidnud selles oma võlu nii-öelda. Aha. Jälle tuleb väga suur see, et väga huvitav, et tuleb see balloon tuleb tagurpidi sellele, et sa ja tuleb õiget pidi kohe sinna alla. Ehk siis selja taha, öeldakse, et jäta selja taha vanad mustrid. Old habits die hard. The good old days. Sa oled natuke liiga nostalgiline. Ja sellepärast on sul tähekaart, sa oled tegelikult täht. Jällegi mees või naine, vahet pole, siin on aspekt, eks ju. Sa oled tegelikult täht, aga see on olnud uinunud olekus, sest sa oled natuke liiga nostalgiline, stuck in past. Ja see ei muuda sind tegelikult nooruslikuks ega millekski, vaid vastupidi, see hoiab sind tagasi nagu vanas tagasi, see ei toeta sind, tahad kaardid väga rõhutada seda. Ja tuleb läbi ema töö, siis nüüd ma saan aru, mingi ema teema, kas sa ema teema tõttu oled sa minevikus, aga kui sa selle lahti lased, siis oled sa enda elemendis ehk vee-elemendis naisenergias ja siis sa tõused. Mitmes kohas tuleb tõusmine, kui sa lased selle lahti. Ehk loo uus. Sul olid mingid unistused, aga sa oled nii palju vahepeal kogenud, et sa tegelikult oled valmis millekski veelgi enamaks. Tuleb ka raamatu soovitus Apolloonia lugu depressioonist ärkamiseni. Ja siin võib olla osadel ka, et nad unistavad isaks saamisest. Nad tunnevad, et nad on justkui nagu valmis isegi isaks saama. Aga siin ongi, et mine tasapisi edasi. Mis see tuli?
isaks saada ainult saab siis, on see võimalus, kui sa teed süvatööd, et lased lahti vana. Siin tegelikult tuleb ka see, et tõepoolest ma näen, et siin ollakse valmis püsisuhteks. Ja võib-olla selliseks püsisuhteks, kellega tulevikus ka abielluda ja pere luua. Siin võib olla kas emaks või isaks. Keegi, kellel on oma pesakond. Roots, nature boy. Ema ja isa mõlemad tulevad välja, tahetakse luua. Kui ma küsisin selle ema kohta, siis tuleb tegelikult kirg. Ma ütlengi, et võta alati kõik see hea, mis oli hea. Valed välja tuli ära, on ju. Kirg oma töös. Midagi, emaga on kirg oma töös või midagi. Busy, work hard, busy be, fruitful. Et midagi nagu ja selline julgus, vastupidavus, tugevus, kuidagi see nagu tuleb emalt või niisugune kirg elu vastu või elujõud või tugevus, vastupidavus, julgus või kirg oma töö vastu või läbimine, mingite väljakutsete läbimine kirega või midagi. Tuleb ka välja see, et kui sa soovid püsisuhet, siis tulevad igasugused kolmnurgad välja jätta. Sul on vaja nagu koonduda eesotsas iseendale. Ehk see powerhouse oli siin. On ju? Siin. Powerhouse, näe. Jälle see tuli ennem läbi, et väga palju tuleb sellist tõuse kõrgemale. Powerhouse on siin. Ehk eelkõige enda enesearmastus. Siis sa magnetiseerid ka kedagi, siis nagu see kaob ära, sellepärast, et sul on endal tass täidetud ja aegamisi, tasapisi, bit by bit sa leiad inimesed, kes samamoodi ei vaja selliseid mänge, selliseid tantse. Tuleb emaga läbi ka see, et 11. maja, et kogukond, ei tea, kas su ema oli milleski nagu ka mingis särav või midagi, või loonud midagi, on pisipiim, midagi nagu, ja tegelikult nad ju ka loovad suurt süsteemi, et see 11 on ka, et kogukond, kommuun, tehnoloogia, ühesõnaga toetajad, et nagu mingi perekond, mingi ühtsuse loomine, uus algus, veevala ajastu. Just, et veevala ajastu väga soovib, et sa teeksid nagu korrektuure oma varasemates unistustes ja praegustes. Ja siin ongi, igalt poolt tuleb see, aga täring tuli tagurpidi selle hot air ballooniga just sellel kaardil, kus näitab, et sa oled, et see sulle tundub, et õnn on sinu vastu pöördunud, aga sa oled lihtsalt jäänud kinni vanasse, mis sind enam ei toeta, sa oled kinni jäänud nostalgiasse. Ja kui sa nüüd seda mõistad, sa saad seda vabastada, sa saad seda korrastada, saad teha inventuuri. Mina olin Maris ja ära unusta, et jaanuarikuus on veel mõned vabad ajad, et minuga kohtuda Tallinna kesklinnas. Muidugi saab teha ka kaugseansse, kuid vastuvõtt koha peal on hetkel soodukaga lihtsalt, nii et mul täna ka umbes tunni aja pärast, no vähem nüüd, tuleb klient siia
Lääne-Virumaalt. Et minu sünnikodust, minu sünnipaigast tegelikult, jah. Kuigi me ei tea teineteist, et ei tea teineteist, aga see on nagu huvitav. Olgu, ja minge vaadake siis, rutikaardid on soodukad, info on minu koduleheküljel kui ka siin YouTube'i postitustes. Ole hoitud. Kohtumiseni.